Mina olen imestuskunstnik Maret Tubaleht ja tänases Trade House Beauty Club videos näitan teile, kuidas mina teen oma klientidele pidulikku, säravat jõulumeiki. Iga meigi puhul on ülimalt oluline, et enne meigi tegemist oleks nahk hästi puhastatud ja niisutatud. Selleks, et saavutada nahale sära, mis just kui tuleks seest poolt, siis segan niisutava kreemi sisse Mesauda Glow Stick Highlighterit toonis 103 Bronze. Toon kreemi edasi ka kaelale. Jumestuskreemiks kasutan ma Mesauda Radiant Skin Foundationit. Mulle meeldib jumestuskreeme nahal kanda niisutava svammiga tupsutades. See teeb kindlaks, et jumestuskreem jääb nahale ühtlaselt ja hajutatud. Pintsliga peale kandes, eriti külmemal perioodil, kui nahk on kuivem, on suurem tõenäosus, et nahal olev tekstuur või kuivus saab liigselt rõhutatud pintsli pideva edasi-tagasi liigutamisega. Hajutan jumestuskreemiga kaelale edasi. Selleks, et tuua näole veidi dimensionaalsust tagasi, kasutan toon heledamat peitekreemi Mesauda Magic Wand. Kannan seda peamiselt näo keskosale, silmade alla, nina ümbrusele, lõuale ning ka veidik otsaesisele. Mulle väga meeldib kasutada kreemkontuure ja kreembronsereid. Segan selle sama juba kasutatud jumestuskreemi sisse vähemalt 3 tooni tumetamat peitekreemi. Nii saan seda toodet kokku segades valida ise, kui tumedaks ma soovin kontuurijooni teha. Tumedat kontuuritooni kannan peamiselt näo välisosale. Alustan oimukohtades ning hajutan toodet ülesse mööda juuksepiiri otsmikule. Üks minu lemmikuid tippe, kuidas leida enda jaoks üles see õige kontuuritooni asetus, on joonistada mõtteline joon oma kõrva ülemisest osast kuni suunurgani. Vajadusel kasutan selle visualiseerimiseks isegi pintslit. Püüan vältida seda, et tume joon satuks liiga madalale. Liiga madal kontuurtoon võib näo teha raskeks ja tuua kogu miimikat allapoole. Kõrgema kontuurtooni asetus tõstab visuaalselt nägu ning ka põsesarnasid. Samuti toon väikese hulga toodet ka kaela külgedele. Selleks, et nina ei tunduks näo keskel liigselt valge ja lame, siis toon seda sama kontuurtooni õige väheke ka nina kõrgemale osale. Matkides seda, kuidas päike tavaliselt näole langeb ja päevitades lisavärvi annab. Kannan kontuuritooni ka huule alla ja hästi vähekene ka üle huulele. Olles ettevaatlik, et ma pidina vuntse ei tekita. Edasi liigun sellega juba laugudele. Kasutan seda lauvärvi baasina. Oleme kasutanud väga palju kreemtooteid. Kreemtoodetel aga on tendents liikuma hakata. Selleks, et nad nahale kinnitada, kasutan peamiselt näo keskosas kerget puudrit Mesauda Skin Veil. Tupsutan seda suure pintsliga silmade alla, otsaesisele, nina ümbrusesse ja lõuale. Väldin puudri kasutamist näo väliskülgidel. Nii jääb kaunis glow ja sära ikka nahale alles. Puudriga alati mul põhimõte. Nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. Edasi kulmud. Kuidas mina saavutan nii-öelda lamineeritud kulmuefekti? Esmalt harjan kõik kulmukarvad puhta harjasega ülesse. Nii näen, millistes kohtades on karvad puudu ning kuhu oleks vaja neid juurde joonistada. Kasutan lamineeritud kulmuefekti saavutamiseks 2 toodet. Mesauda Brow Fix kulmukeeli ning Mesauda Brow Linerit. Esmalt kannan peale kulmukeeli. See annab kulmukarvadele veidi rohkem värvi ning fikseerib need õigele kohale. Kuid kahjuks see suuremaid auke kulmus ei täida. Juhul, kui kulmus on veel mõned kohad hõredad, siis kasutan karvaste juurde joonistamiseks kulmulainerit. Peenikese pintsliga imiteerin väikeste õrnade liigutustega karvakesi. Täidan vaid need kohad, kus on karvad puudu. Üle terve kulmu ei ole seda vaja isegi teha. Panime eelnevalt laugudele kontuurtooni. Rebecca silmade jaoks on jumestuskreemi kasutamine lauvärvi baasina sobilik. Kui märkada ka endale, et see ei hoia lauvärvi paigal, siis soovitan kasutada spetsiaalset lauvärvi baasi primerit. Kinnitan kreemtoote silmalaugudele särava highlighter tooniga Mesauda Gold Christmas. Selle tooni number on 102. Kaunis sära üle terve laupinna annab tervele silmameigile kaunis säran seest poolt tunde. Ja kui mul see highlighter juba käes on, siis kannan seda ka ninapealsele, huulele ning ka põsesarnadele. Lauvärvitoonideks kasutan Mesauda Golden Roses paletti.
milles on kõik vajalik minu arust nii säravaks jõulumeigiks kui ka igapäevaseks iluks. Haaran sealt sooja pruuni tooni. Kannan selle tooni silma välisnurka. Teeks kindlaks, et see saab ühtlaselt hajutatud. Vajadusel lisan peale hajutamist veel kihte värvi intensiivistamiseks. Toon sellega silma alumise osa välimisse nurka. Jällegi hajutan. Järgmiseks võtan väikese laineri pintsli ning haaran paletist kõige tumedama tooni. Väikeste liigutustega hajutan selle ülemiste ripsmete vahele. Nii tunduvad ripsmed tihedamad ning kogu meik jääb kaunilt pehme. Järgmiseks tahan silmadele lisada veel sära. Selleks kasutan ülimugavat kreemlauvärvi Mesauda Gossip Eye. Kannan seda väikese pintsliga silma sisenurka. Ehitan vaikselt üles tootekihte, et saavutada soovitud intensiivsus. Järgmiseks ripsmeduš. Väikese vatitiku abil püüan saada nii lähedale ripsmebaasile kui võimalik. Lõikasin välja valitud ripsmeriba Rebecca silma jaoks sobivaks. Teen seda lõikamist alati ripsmekaare välisnurgast. Peale liimi peale kandmist tuleb oodata umbes 15–30 sekundit. Selle ootamise ajal mudin ripsmekaart, et see läheks pehmemaks ning oleks siis silmale palju mugavam kanda. Ripsme kannan peale suunaga pigem ülesse poole. Allapoole kaldus ripsmed jäävad tihtipeale silmale lihtsalt rasked. Ülesse suunatud ripsmed aga avavad silma. Esmalt kinnitan ripsmekaare keskelt, siis panen paika sisenurga ning viimasena välisnurk. Kuivades tõstan ripsmeid veelgi, et ribad alla ei vajuks. Ma jumaldan kreempõsepunasid. Kasutan tihtipeale põsepunadeks ka huulepulkasid. Suurepärane värvivalik ja mõnusalt kreemine tekstuur sulandub kaunilt nahale. Kannan seda oma sõrmedega peale. Minu enda keha soojus teeb hajutuse väga lihtsaks. Kannan toodet õige vähekega oimukohtadele ning ninapealsele. Punane on jõulude ajal niivõrd kaunis klassika. Et huulepulk püsiks sul terve õhtu kaunilt peal, tuleks kasutada veekindlat huulepliiatsit. Ääristan huuled ning hajutan pliiatsit ka veidike huule siseosal edasi. Ma kannan punase huulepulga peale pintsliga. Nii saan kõige täpsema aplikatsiooni. Kasutan huulepulgaks Mesauda Opulent Shine universaalset punast, mis minu arust sobib väga paljudele nahatoonidele. Nägime kogu meigiga väga palju vaeva, seega tuleks see ka kinnitada. Kasutan selleks Mesauda Fix Me Up kinnitavat meigispreid. Ja ongi valmis. Suur aitäh sulle, et sa vaatasid. Ma loodan, et sa õppisid midagi siit ning kohtume juba peagi uues Trade House Beauty Club videos.